Tere, armas teeline! On hea meel alustada viimast mõtisklusseeriast Kasvav sõprus Jumalaga. Ja tänane mõtisklus on pealkirjastatud Teel igavikku. Meie kõigi, just nii, meie kõigi ees on vaid üks sündmus, milleks on Jeesuse teine tagasitulek. Piibel lõpeb tõotusega ilmutamise 22. peatükis. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti. Aamen, tule, issand Jeesus. Me teame, keda me ootame. Mida ette võtta, kui teda ootame? Keda me siis ootame? Me ootame Jeesust. Apostlikud 1. peatükis inglid ütlesid maha jäänud jüngritele, see Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Meie päästja ja lunastaja, meie issand, meie peatselt saabuv kuningas, meie parim sõber. Jeesaja kirjutab 25. peatükis ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Jehova, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Me ootame Jeesust maailmas, kus praegu laiutab patt ja haigused, aga pea on möödas meeleheide ja surm ning häving. Hebra raamatu kirjutaja nimetab seda nii 11. peatükis, me ootame linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Ja 21. peatükis ilmutamise raamatus öeldakse, Jumal on meiega ja tema pühib ära iga pisara, mis meie palgelt võiks langeda. Kuna elame ootamise ajal, siis on oluline teada, kuidas seda aega sisustada nii, et see ootamine ei oleks raisatud aeg. Piibel ütleb meile, et me hoiaksime Jeesusest kinni. Hebra 10. peatükk ütleb, sest veel üsna pisut aega, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita mitte. Seega jaga tema sõnumeid nii palju kui võimalik, nii kaua kui võimalik, kõigega, mis sul on. 1. Johannese 3 ütleb, armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja ei ole veel saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu ta on. Kuidas tegelikult elada igaviku valguses? Sõjad, sõnumid sõjast, näljahädad, haigused, maavärinad, loodusõnnetused, tagakiusamine, need on sõnumid, milledega me oleme juba harjunud, kas pole nii? Ja siin on mul valmis pannud 7 võtit, kuidas elada igaviku valguses. Esiteks, hoia eesmärk silme ees. Olgu see su valik. 1. Peetruse 4 ütleb, aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis mõistlikud ja kained, palveiks. Pange tähele ajamärke, aga keskenduge Jeesusele. Teiseks, olge valmis lõpuaja kontekstis. Rooma 13 ütleb, öö on möödumas, aga päev on lähedal, siis heitkem enesest ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega. Kui Piibel räägib relvadest, siis ta räägib rüüst. Seega ärge minge kunagi lahingusse ette valmistamata. Kandke Jumala rüüd, millest Efeesuse 6. peatüki näiteks räägib. Kolmandaks, olge keskendunud. Taas Rooma 13. peatükk, vaid varustuge issanda Jeesuse Kristusega ja ärge muutke liha eest hoolitsemist himude ärritamiseks. Taas keskenduge Jeesusele, meie usu alustajale ja täidesaatjale. Ärge keskenduge lihalikele himudele ja kirgedele ja sellele, mida veel peaks saama. Aitab vast küll juba. Neljandaks, olge palvemeelsed.
Esimese Thessalonika 5. peatükk ütleb, olge ikka rõõmsad, palvetage lakkamata, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Meenutagem, elage pidevas osaduses Jumalaga, nii nagu see oli Eenokiga. Tema ei lasknud Jumala käest lahti. Ärge kunagi unustage palvet. 5. Ole valmis. Jaakobuse 4. peatükk teatab, teie, kes ei tea, missugune on homne teie elu. Te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Ja Mattuse 24 teatab, et inimese poeg tuleb hetkel, mil me ei arva. Elu on parimal juhul ebakindel, seega ela nii, nagu võiks Jeesus tulla juba täna. 6. Ole Jumala poolt elustatud. 80. psalm ütleb, sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Ja Malakia 4. peatükk teatab, Jumal saadab Eelia. Tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. Seega jutt on ärkamisest peredes enne Jeesuse tagasitulekut. Kuidas on lood sinu perega? Apostlitegude 3. peatükk ütleb, parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Need kosutuse ajad võivad tulla issanda palgest, et ta saadaks Jeesuse Kristuse. Meie südamed saavad elavdatud enne Jeesuse tagasitulekut. Ja viimane 7. punkt, ole visa. Mattuse 24 ütleb, aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ilmutuse 2 teatab, ole ustav surmani ja mina annan sinule elukrooni, kinnitab issand. Pea vastu, vaadates Jeesusele. Ära anna alla vahetult vinissiooni ja läheduses. Me tegelikult saame peatselt kohtuda Jeesusega. Meid loodigi olema Jumala lähedal. Sellest alates, kui Jumal inimese lõi, on tema teinud kõik, et taastada purunenud sõprus enesega. Ta on meie südamesse pannud igavikku, ütleb piibel, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Osaleme meie ümber ja ka meis möllavas suures võitluses, kuid ometi ei võta me liigagi tihti piisavalt aega selleks, et mõelda suurele hinnale, mis on makstud meie eest selleks, et võiksime taas olla Jumalaga sõbrad nii, nagu tema on seda kavandanud. Liiga sageli leiame end olevat mässitud maistesse võitlustesse ja katsumustesse ning unustame, et meie kodupaik asub taevas, kust me ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma äraseletatud ihu sarnaseks. Olgugi, et kogu maailm kihutab lõpu poole, teame, et ühel päeval ilmub idataevasse väike tume pilv. Kui pilv järjest lähemale tuleb, näeme, et sellel istub inimese poja sarnane. Tal on kuldpärk peas ning vahesirp käes. Jeesust saadavad tuhanded ja tuhanded inglid ning teda näevad kõigi silmad. Ja kui tema ligineb, kuuleme tema hüüdu. Jumala pasuna häält ning esmalt avanevad nende hauad ja tõusevad üles surnust need, kes on läinud magama Kristuses. Nemad kuulevad ja tunnevad tema häält, kes neid hüüab. Ja mis siis seejärel toimub? 1. Thessalonika 4. peatükk teatab, selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles õhku ja nõnda saame olla ikka ühes issandaga. Philippi 2. peatükk lisab, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand, Jumala isa auks. Milline täiesti uskumatu, suurepärane mõte. Ühel päeval näeme Jeesust, näeme tema palet.
kuuleme tema häält ja tunnistame, et tema on issand. Tema, kellest oleme lugenud, kelle poole palvetanud, kellest teistele rääkinud, keda meie süda on igatsenud. Võime olla sellest kindlasti veendunud, sest Jumal on ustav ja tema tõotused on tõde. Sel hetkel, kui pasunad hüüavad ja iga inimese silmad näevad Jeesust, teame, et oli väärt teda oodata. Iga sihikindel palve, iga kord, mil seadsime esikohale Jeesusega koos olemise, iga kord, mil rääkisime julgesti temast, iga katsumus tipneb tema nägemisega. Patmose saarele pagendatud jünger Johannesele anti nägemus sellest, kuidas me Jumalaga kogu igavikus taas kokku saame. Ja ilmutamise raamatu 21. peatükis Johannes kirjutab: ja minu juurde tuli üks 7 inglist, kelle käes olid need 7 kaussi, täis 7 viimset nuhtlust. Ja ta rääkis minuga ning ütles: tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Ja tema kandis mind vaimus suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna, Püha Jeruusalemma, mis oli maha tulemas taevast Jumala juurest ja millel on Jumala auhiilgus ja tema valgus on kõige kallima kivi sarnane, otse kui jaspiskivi, mis hiilgab nagu mägikristall. Siin tekstis me näeme sümboolikat. Ja miks on sinu arvates sellist sümboolikat kasutatud? Pruut on ilus ja tema pulmapäeval tahab igaüks teda näha. Pulmapäev on pruudi ja peigmehe jaoks pöördepunkt, uue elu algus, sest nüüd on nad koos. Sama kehtib ka meie sõpruse kohta Jumalaga siis, kui tema tagasi tuleb. Jeesus valmistab meile aset, kaunist paika, mis on kirjeldamatult imeline. Johannese 14. peatükis ütles Jeesus: teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Tegelikult on inimkeel puudulik kirjeldama õigete tasu. Seda saavad tunda ainult need, kes seda kord ise näevad. Ükski piiratud mõistus ei suuda haarata Jumala paradiisi ilu ja au. Kuigi me ei suuda päriselt aduda, millised näevad välja uus taevas ja uus maa, näitas Jumal Johannesele nägemuses seda, et ootaksime pulmapäeva, mis peagi saabub. Tõepoolest, õhutatakse meid mõtlema sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ja Kolossuse 3. peatükk ütleb: kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Siin mõningad olulised momendid. Esiteks, meele keskendumine kujundab elu eesmärgi. Meele keskendumisest saab hingekindlus. Meie jalad ei saa meid viia sinna, kuhu meie meel meid ei juhata. Jeesus teenis maa peal, kuid tema kiindumus oli suunatud igavikule. Tema missioon oli ajalik, kuid igaveste tagajärgedega. Ta ei teeninud selleks, et jätta meid sinna, kus patt meid oli rüvetanud. Päästmine on meie vabaduse garantii. Taevas on Kristuse lõpliku võidu poodium. Ühel päeval istume me Jeesuse juures taevastes paikades. Seega on praegu aeg mõtteid kalibreerida ehk sättida. Filippi 2. peatükk ütleb: olgu teil sama meel, mis oli ka Kristuses Jeesuses. Taevas on
ettevalmistatud paik lunastatud rahvale. Auhiilgus, milline on taevas, on meile ilmutatud, mitte meie poolt teenitud. Seega taevas ei ole inimeste saavutus, vaid jumalik kingitus. Linn, millest Johannes rääkis ja nägi, peegeldab Jumala iseloomu ja Jumala kohalolu. See auhiilgus, milline on seal, ei ole dekoratiivne. See on nähtav tulemus Jumala elamisest oma rahva seas. Ja taevas algab seal, kus Jumala kohalolu täielikult avaldub. Taevas on täiesti turvaline. Midagi pole puudu ega midagi pole paigast ära. Ilmutamise 21 ütleb, linnal on suur ja kõrge müür ja 12 väravat ja väravate peal 12 inglit. Ja väravate peal on kirjutatud nimed. Need on 12 Iisraeli laste suguharu nimed. Ida pool on 3 väravat, põhja pool 3 väravat, lõuna pool 3 väravat ja lääne pool 3 väravat. Ja linna müüril on 12 aluskivi ja nende peal talle 12 apostli nimed. Niisiis me lugesime, et linnal on 12 väravat, mis on nimetatud Iisraeli suguharude järgi. See on kinnitus sellest, et sõnum, mille Jumal Iisraelile andis, võidab, hoolimata sellest, et nemad ise messia tagasi lükkavad. Kuulake, mida 1. Moose 12. peatükk ütleb. Abrahami kaudu õnnistatakse kõiki rahvaid. Jesaja 49 ütleb, Iisrael kutsutakse olema valguseks paganatele. Ja Rooma 9 lisab, Iisraelile usaldati lepingud, seadus ja lubadused. Messias tuli Iisraeli kaudu. Pühakiri jõudis inimkonnani Iisraeli kaudu. Lunastusplaan ilmutati Iisraeli kaudu. 12 alust, mis on nimetatud apostlite järgi. Kes olid apostlid? Apostlid olid Jeesuse poolt isiklikult valitud inimesed. Tema elu, surma ja ülestõusmise pealtnägijad. Kui neile anti ülesanne, mitte ainult kõrge ametikoht, et nad levitaksid evangeeliumi, rajaksid kogudusi. Jeesus määras need 12 ja apostlitegude 1. peatükk ütleb, et apostlitele anti volitus, sest nad olid ise näinud ja olid veendunud selles, mida Issand neile andis. Ja Johannes evangeeliumi 15. peatükk kinnitab meile kõigile, teiegi olete tunnistajad. Jumala plaan hõlmab nii vana kui ka Uue Testamendi lunastust. Taevas on struktureeritud, kavatsuslik ja täielik. Jumal väärtustab korda, ajalugu ja lepingu järjepidevust. Taevas peegeldab Jumala ustavust läbi põlvkondade. Taevas peegeldab Jumala ilu, väärtust ja püsivust. Igavene väärtus asendab maise rikkuse, selle ajutise. Loeme 21. peatükist Ilmutamise raamatust. Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuld pilliroog, et mõõta linna ja tema väravaid ja tema müüri. Ja linn on 4-nurkne ja tema pikkus on niisama suur kui tema laius. Ja ta mõõtis linna pillirooga 12 000 vagu. Tema pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed. Ja ta mõõtis tema müüri 144 küünart inimese mõõdu järgi, mis on ingli mõõt. Ja tema müüri alusehitus oli jaspist kivist ja linn puhtast kullast, selge klaasisarnane. Ja linna müüri aluskivid olid ehitud kõiksuguste kalliskividega. Esimene aluskivi oli jaspis, teine safiir, 3. kaltsedoon, 4. smaragd, 5. sardoonüks, 6. sardion, 7. kürosliit,
8. berüll, 9. topaas, 10. krüsopraas, 11. hüatsint ja 12. ametüst. Ja need 12 väravat olid 12 pärlit. Iga värav oli ühest pärlist ja linna tänav selgest kullast, otse kui läbipaistev klaas. Sa paned tähele, siin on kuldsed mõõdud, vääriskivid ja tänavad. Need edastavad tänulikkust, puhtust ja püsivust. See, mida me maa peal kalliks peame, muutub taevas tavaliseks. Taevas annab väärtusele uue tähenduse. Auhiilgus asendab ahnuse. Taevas ilmutab seda, mis on tõeliselt oluline, selle kaudu, mida see tavaliseks teeb. Taevas määratleb Jumala kohalolu ja moraalne puhtus. Jumal on taevas keskpunkt, valgus ja ka standard. Johannes nägi, et seal ei olnudki templit, sest tempel on Jumal ja tall. Seal ei ole päikest ega kuud, sest Jumala auhiilgus on selle valgus. Selle väravad on avatud, ometi ei pääse sinna sisse midagi ebapuhast. Seega taevas ei ole mitte arhitektuuripõhine, vaid suhtepõhine. Jumal ise on taeva keskkond. Kodakondsus nõuab muutumist, mitte pelgalt usutunnistust. Taevas on avatud kõigile, aga sinna pääsevad ainult lunastatud. Niisiis, Johannes teeb meile üleskutse järgneda talle ehk Jeesust. Kas sinult on kunagi küsitud, mida sa igavikult kõige rohkem ootad? Kui küsida lastelt, ütlevad nad ehk tiigri seljas saaks ratsutada, kaelkirjaku kaela mööda liugu lasta või teistsugustele planeetidele lennata. Kui sa küsid sama küsimuse teismelistelt, võid saada vastuseks, siis ma ei pea enam koolitöid tegema. Või saab uurida taevast koos oma sõpradega ilma, et saaks mingit kahju. Ja kui küsid seda täiskasvanult, võid kuulda, oleme seal, kus pole enam valu, kus pole kannatusi ega surma. Või ka saame jälle oma kallitega kokku. Kõik need vastused on head ja tõesed ning uuest taevast ja uuelt maalt on väga palju oodata. Meie südames põleb igavik ja teame sisimas, et elus peab olema midagi enamat kui see, mis toimub siin ja praegu. Milliseid õnnistusi me saame veel igavikult oodata? Prohvet Jeesaja kirjutab 25. peatükis, ta neelab surma ära igaveseks ajaks ja issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgelt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt. Jah, issand on rääkinud. Ja ilmutamise 7. peatükk ütleb, sest tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile. Ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Ja ilmutuse 21 teatab, tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist. Ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Kindlasti on taeva suurim õnnistus see, et näeme lõpuks Jeesust ja täname teda isiklikult selle eest, mida ta on meie heaks teinud siin pattu langenud maakeral. Tahame teda ülevoolavalt imetleda ja ülistada selle eest, et ta päästis meid oma kannatuste kaudu ristil igavesest surmast. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja õnnistust. Sa panid tähele, et ristja Johannes nimetas Jeesust Jumala talleks. Johannese 2 jüngrid kuulsid neid sõnu ja järgnesid Jeesusele ning ilmutamise 14 ütleb, et meie teeme seda sama. Need on need, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb, kinnitab ilmutamise 14. peatükk. Kuid kui tahame järgida teda taevas,
on ilmselt oluline esmalt järgida teda siin maa peal. Jeesus, kes on Jumala tall, on ühtlasi meie karjane ning tema juhib meid teel nii, nagu keegi teine seda ei suudaks. See annab meile palju julgust, kui heitleme raskustega, millesse oleme sattunud. Jeesus ei lakka kunagi meid juhtimast, isegi mitte taevas. Ilmutamise 7 ütleb, tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab neid eluvee allikaile. Tema rahvana, tema lammastena järgneme Jeesusele taevas, tahame olla igavesti tema juures. Üks Jumala rahvast iseloomustav joon ongi see, et tema nimi on nende otsaesisel. See tähendab, et tema on alati nende mõtteis. Ja piibli viimane üleskutse kõlabki tule. Ilmutamise raamatu 22. peatükis kirjeldab Johannes Jeesuse Kristuse ilmutuse viimaseid pilte. Ja enam ei ole needust, vaid Jumala ja talle aujärg on seal ja tema sulased teenivad teda. Ja nad näevad tema palet ja tema nimi on enda otsaesisel. Johannes ei kirjelda pelgalt tulevikku, ta esitab üleskutse. Pane tähele, et isegi pühakirja lõpus jääb fookus ikkagi tallele. Iga tõeline üleskutse osutab lõpuks tagasi Kristusele, tema ohvrile, tema verele, tema armastusele. Ilmutamise raamatu 22. peatüki kohaselt muutub üleskutse sellega sõnaliseks ja vaim ja pruut ütlevad tule ja kes kuuleb, öelgu tule. Iga jänune tulgu tema juurde ja kes tahab, see võtku eluvett tasuta. Piibel lõpetab nii, nagu see algas, sellega, et Jumal kutsub inimkonda enesega lähedal olema. Küsimus ei ole selles, kas Jumal kutsub. Küsimus on hoopis selles, kas meie valime tulla. Jumal pöördub isegi mässumeelsete inimeste poole. Jesaja 1. peatükk kirjeldab Jumala kurbust õõnsa religiooni pärast. Pidusöögid ilma kuulekuseta, palved ilma meeleparanduseta, süütundest määrdunud käed. Ometi on tähelepanuväärne, et Jumal ei võta oma kutset tagasi. Jesaja 1. peatükis öeldakse, tulge nüüd ja arutagem isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Isegi kui inimkond on õnnetu, ütleb Jumal ikkagi, tule sinagi. See on suur Jumal, kes kutsub igat inimest enese juurde, ka sind. 95. psalm esitab silmatorkava kontrasti. Jumal on suur. Jumal on kuningas üle kõigi jumalate. Sügavused, künkad, mered ja maa kuuluvad temale. Ometi pole vastus mitte õudus, vaid kutse. Tulge, kummardagem ja kummardagem, põlvitagem Issand oma looja ees. Jumal on kosmiliselt võimas ja isiklikult armuline. Kõige liigutavam üleskutse peitub aga Kristuse maise teenistuse viimastes tundides. Johannese 18. peatükis pärast viimast õhtusöömaaega ja Getsemani agooniat saabub Juudas oma sõdurite ja ülemvõimu ametnikega. Jeesus, kes teadis kõike, mis juhtuma hakkab, astub ette ja küsib, keda te otsite? Loen teksti Johannese 18. peatükist. Siis Jeesus, kuna ta teadis kõik, mis tema peale tuleb, läks välja ja ütles neile, keda te otsite? Nemad vastasid temale Jeesust, Naatsaretlast. Tema ütles neile, mina olen see. Ka Juudas, kes tema ära andis, seisis nende juures. Kui ta nüüd neile ütles, mina olen see, taganesid nad ja langesid maha. Siis ta küsis taas neilt, keda te otsite? Nemad ütlesid, Jeesust, Naatsaretlast. Jeesus vastas, mina olen teile öelnud, et mina olen see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske need teised ära minna. Et täide läheks sõna, mis ta oli öelnud,
mina ei ole kaotanud kedagi neist, kellelt sa mulle oled andnud. Siin on vägi ja ligitõmbavus põimunud. Selles stseenis põrkuvad kaks tõde. Esiteks, Jumala vägi saab ilmsiks. Tema elu ei võeta, Jeesus annab oma elu. Teiseks, inimliku laostumise sügavus saab avalikuks. Langenud inimkond tuleb haarama patuta Jumala poega. Ja ta ütleb, jätkem rahva hulk, jätkem reetmine, jätkem hirm ja segadus ja kuulakem vaid Jeesuse sõnu, kes ütles, keda te otsite? Mina olen see. Isegi siin, mitte kaugel ristisündmustest, esitab Jeesus ikka veel üleskutse. Ja sama küsimus meile. Jeesus küsib veel täna sinultki, keda sina otsid? Ta pakub ikka sama vastust. Mina olen see. Kutse ei lõppenud ilmutamise raamatuga. See ei lõppenud Getsemanis. See seisab veel meie ees täna ja praegu. Ja Jeesuse viimane palve on, tema armu läbi kuulakem tema häält. Tema armu läbi tulgem temale ligemale. Tema armu läbi vastakem tema kutsele, mida ta meile veel esitab. Ära kaota võimalust, see on sinu elu hetk. Otsusta järgneda Jeesusele. Õnnistatud päeva sulle, peatse kohtumiseni.